No nii, praegu on siis asi sealmaal, et liigun Jüriga Tallinna poole Jürisse Kiili. Võtame sealt ühe Volvo peale ja siis tuleme Tartusse tagasi. Et vaatame, ma ei tea, kas omanik tuleb puksiiri peale ka või olen üksi, et siis saan selle video teha, aga praegu jah, liigume sinna Volvole järgi. No, selle veoga läks küll nüüd veits pahasti. Mingi kirjaviga või ma ei pannud tähele või midagi, aga 7. seeria BEM vanem. Aga ikkagi need vist kaaluvad suht palju, et kuna sai siia tuldud, siis juba peab tagasi vedama, aga üldse ei taha. Ei meeldi üldse enam üle vedada ja tal airbagid ka ja need õhkpadjad taga, et läks pekki. No ei ole midagi, peab ära ja loodetavasti ei juhtu mitte midagi, et lihtsalt ütlen siin ära, et ma ise selles mõttes ikkagi vaatan, et selle puksiiriga meie vähemalt siis ikkagi teenusena ei taha väga ikkagi üle vedada, et on ikka 100-200 kilo veel oleme teinud, aga see, mis praegu on, tundub tuumets, ta on juba pikk ka ja selle jaoks on ikkagi mõeldud C1 või järelhaagistega, et päris niimoodi ei saa ka. No midagi ei ole teha, tuleb ära teha. Tühja sõitu ei saa niimoodi lubada, et kui lubatud juba on, siis näpud risti loodame parimat ja järgmine kord üritan siis tähelepanelikum olla. No nii, eile sai siis BEM ära veetud. Tühimass kõige hullem ei olnudki seal 1830. Aga pill meil vanasti oli puksiiriga see probleem, et ta ei püsinud üldse tee peal. Et hullult ujus ja siis tegelesime selle probleemiga päris tõsiselt, et me vahetasime roolilatti ära, kuigi tegelikult vist ei oleks olnud vaja. Sillad kõik tegime korda, 2 korda tegime sildasid korda. Ja lõpus sai, tal oli ostetud uued tagarehvid, need olid ka vist juba omadega kuidagi läbi läinud. Läti sõiduga, kui meil oli Haagis ka tagadriftivõistlustele, siis vist läksid munad tulid sisse, mingid hiinakad olid. Seega sealt ikkagi tuleb vahe, et töörehvideks vist päris hiinakad ei sobi. Vist oli Landsail või Sailun või oli midagi muud. Igastahes nüüd sai Toyota alla ostetud ja käis Viianoris, käis sillastendis ja seal öeldi, et üks see nurk on nagu ära. Ehk siis mingi avariiline olnud, et täitsa ideaalseks ei saanud, aga palju paremaks kui ennem oli. Et nüüd puksiir ikka püsib suht normaalselt tee peal, et muidu vahepeal oli küll niimoodi, et ei teagi, mis saab, et rendid inimestele välja ja inimestel selles mõttes ju puksiiriga kogemusi väga ei ole ja siis peavad sellise vingerdava pilliga sõitma, aga me tegelesime sellega selles mõttes küll, et ei olnud nagu pohvistid aga samas ja andsime siis välja ka ainult siis, kui me ütlesime, et pill ujub, aga enamus inimesed, kuna plaanid olid tehtud, siis nad ikkagi tahtsid seda saada. Aga nüüd on sellega timm. Täna siis sai, täna teisipäeva ka, igaks juhuks ütlen, et siis on nagu rohkem aru saada. Sai vahepeal siin juuksuris käidud ja nüüd tiksun siin taksos ja et vaatame, mis siin vahepeal veel vahele võib tulla. Ei pruugi midagi, aga YouTube'i läks siis eile esimene video ülesse ja päris hea positiivne tagasiside tuli, et suured tänud kõik, kes kommenteerisid ja praegu vist tundub, et jätkame siis samas vaimus, et inimesi vist ikkagi huvitab selline värk ja mina ei tea, selles mõttes alati mingi küsimusi on, küsige ja aitan, et ma mingi saladusi väga nagu ei ole, et mingid võib-olla väikseid iseärasusi, mis ma pean nagu ettevõtte saladuseks, võib-olla neid nagu päris ei avalda, aga muidu
ega kas või transpordifirma, keegi tahab transpordifirmat teha, no, ma ei pane kätt ette selles mõttes, et see ei ole ju raketiteadus, igaüks oskab autoga sõita, igaüks oskab auto osta ja teenus pakkuda, aga eks te siis, kes tahavad, saate lihtsalt oma nahal tunda, et nii lõbus see ikka ei ole, et algus on tore, aga pikas perspektiivis ikkagi nõuab väga suurt tööd. Et jah, et ma isegi arvan, et kui ma saaksin nagu aega tagasi kerida sama mõistusega, siis suure tõenäoliselt transpordifirmat ei teeks. Liiga jõhker valdkond. Mulle transport selles mõttes nagu meeldib. No nii, mõni päev on siis mööda läinud, täitsa tavalised päevad. Aga täna on natuke teistsugune, et ma sõidan siis vana Scaniga, mis ei ole meie oma. Aga oli vaja abi ja siis tulin appi. Ja Margus sõidab Volvoga nagu ikka ja näiteks siis võib-olla kõik ei teagi. Ma arvan, tegelikult paljud ei tea, kes ei ole rekkaga sõitnud, et kuidas siis manuaalil on näiteks 10 käiku ja keeran siis selle kaamera teisele poole, siis näitan. Nii, nagu te siit pealt siis näete, tagurpidi kõrge, tagurpidi madal ja 1-8 ja süsteem on väga lihtne, et põhimõtteliselt kangi liigutad edasi-tagasi 4 korda, 1, 2, 3, 4, aga siin on siis mis vahetab siis nii-öelda selle, et all on siis need madalad, 1, 2, 3, 4 mustad ja paned selle 4, paned sisse, siis paned selle peale, siis sa saad minna 5, 6, 7, 8. Ma tegelikult ei tea, mis siin see C on. Need võivad olla mingid aeglased käigud. Seda ma ei teagi. Kõikidel ei ole siin seda. Aga sellel tüübil on. Ja siis on veel tegelikult siin külgede peal poolkäigud ka osadel, aga sellel ei ole. Aga jah, et niimoodi saab rekkal siis käike vahetada, kui on manuaal ja ega muud ei olegi. Et homme on natukene, no tegelikult ikka päris palju põnevam päev, et saab siis Leetu minna, et siis kui hakkame liikuma või oleme Leedu poole teel, siis sealt, ma arvan, täna jätkame sealt siis Leedu suunas, kui me oleme Leedust. Panen käe peale ja kui ma ära võtan, siis ma olen Leedus. Teeme nii. No nii, nagu ma lubasin, siis jätkame siis Leedust. Oleme jõudnud Leetu ja liigume tasavisi Vilniusesse. Sandra ütleb tšau. Oli nii laisk, mõtlesin, ma ei itse sõita, panen õe sõitma ja liigume siis, nagu ütlesin, Vilniuse poole. Päike paistab siin päris hästi võrreldes sellega, kui me 4 ajal startisime Eestis, siis seal oli ikka väga kohutav sügisilm. Ja praegu hetkel veel Vilniuses konkreetselt mul kellegagi kokku lepitud ei ole. Olen paari inimesega rääkinud, et kas auto on saada ja bla bla bla, aga konkreetselt kellaaega ei ole veel kellega kokku leppinud. Et see põhiauto, mida ma tahan, see vastanud ei ole ja sellele ma helistan alles siis, kui me oleme Vilniuse äärealadel. Et kas ta müüb või müü. Ja siis üks pill veel on kella 2 aegu. Tegelikult siis juba tahaks juba hakata tagasi poole liikuma, aga kell 2 veel vaadata toda autot ei ole ka väga hullu. Ja ega muud midagi. Vaatame siis, kui oleme juba esimese auto juures, mis ta on ja mis ta teeb ja kas me siit üldse midagi saame. Midagi ikka saame. Aga millise, seda veel täpselt ei tea, et sellist ühte konkreetset pilli vaatame ei lähe, et vaatame 3-4 tükki ja siis nendest otsustab, millise võtab. No nii, praegu tulime siis siia tanklasse peatust tegema.
siis siin nagu Lätis oli, kui me võistlustel käisime, et on tanklas siis inimeste arv piiratud, ehk siis 5 inimest lastakse tanklasse ja 5 kaupa siis nii-öelda peab siis väljas järjekorras seisma ja siis aknaluugi kaudu ka teenindavad inimesi. Huulad täitsa katki. Aga tahtsin näidata hoopis enda säästurežiimi värki, et selle tanklates mingit kallist totoogi võtta siis. Võtad poest tavalist saia, pakkese majoneesi ja kanakotlette ja läheb minna, et täitsa normaalne söök on minu arust. See on vähemalt soodne. Nii, vahepeal üks auto on vaadatud, see must 46 töötas, aga seal on palju selliseid pisivigu ja kõige suurem oli esiklaasis täke, suur selline ämblikulaadne täke ja Xenonid on tal ees, arvatavasti ise pandud ja pesuri need ei tööta ja nii palju kui ma tean, siis see on ka suht suur viga. Aga nüüd oleme siin teises kohas, ootame siis seda omanikku, et vaadata siis 3.0 diisel E46 üle, mis mootori poolest mulle sobib rohkem, aga ta hind on ka kõrgem. Et vaatame, kuidas seda läheb. Vaatame selle olukorda ja siis ma mõtlen, et väga vist rohkem siin autosid me paraku praegu ei näe, et on E39 ka, aga ma seekord tahaks ikkagi võtta 46, sest esiteks puksiiri peale kergem ja Winterbeateritele nagu 46 kõnetab rohkem, et vaatame, kuidas läheb. No nii, auto on olemas, seal ta on 330 diisel. Vaatame, kuidas läheb, aga ost oli küll selline suht normaalne ja teen vast mingi eraldi video ka sellest autost, näitan lähemalt, aga praegu siis nagu musta ei ole. Aga paneme siis Hessist või kuskilt läbi, sööme kõud täis ja siis Eesti poole ajam mingi 12 aegu öösel peaks tagasi jõudma, vaatame, kuidas läheb. No nii, 19 tundi siis hiljem oleme siis tagasi, et Sandro pani juba koju ajama, et ta peab homme varakult tööle minema, aga 3.0 diisel on siin Tartus ja oi, kui hästi ta nurrub see 3.0 diisel, vist oli M57. Nii hästi nurrub, mulle nii meeldib tegelikult selle mootori hääl. Ja nüüd panen puksiiri kokku ja siis lähen, sõidan Bemmiga koju, et siis homme hakata teda puhastama ja mässama. Aga davai praegu. No nii, oleme praegu siis siin autos ja siin kindlasti midagi on viga. Okei, nüüd õli läks põlema. See on ka kahtlane. Et kuidagi tasapisi neid nagu vigu hakkab nagu välja tulema või mingeid selliseid paranormaalseid nähtusi, et miks tal see õli tuli näiteks põleb ja nüüd kustus ära. Ja siin midagi kuskil tagasillas või kuskil nagu tundub lahti olevat, sest ta ei käitu päris nii. Pidurid tal on ka peal, sest ta oli mingi päris pikalt koha peal seisnud. Türa, kus astub edasi või? Pole tükk aega olnud ju seda 3.0 diislit, et muidu mul eelnevad autod olid kõik. 2 esimest olid 3.0 diislit. Mis ta oli M57? Peaks olema. Taha eksida ka, aga astub hästi edasi reis. Võrreldes selle Omega 2.0 diisliga 74 kilovatti. Öö ja päev! Sääne tunne, et kui väga hullu siin midagi viga ei ole, selles mõttes ma kõik remondin ära niikuinii. Kui mul tahaks endale jätta. Ja astub nii mõnusalt edasi. Et siin jah, pidurid üle vaatama ja nii muud teised asjad ja tagasi hiljas nagu midagi tundub olevat kahtlast, aga võib-olla see piduritega mõjutab, pidurid võivad päris peale olla. Tui, praegu mina olen rahul.
kiirendasin ka päris kiisult. Pidurid ei näe väga kahtlased, et siin võib-olla klotsi ei ole ollagi, et Ketsar ringi reis, milles küsimus? Jah, sõidame rahulikult koju ära ja homme hakkame seda veits viisakamaks küürima ja vaatame, mis me siis rahulikult vaatame üle, mis me siis üldse siin saime. Aga mulle meeldib tümmi ka ja. No nii, on siis pühapäev ja 21. november ja eile siis sai see Temm toodud Tartusse ja täna siis käisin, pesin ta puhtaks, sees paneb kohe kindlasti keemilist pidurit läksid paremaks, enam häält ei tee, sõidab normaalselt ja velgedel olid kõigil siis arvatavasti olid ära võetud need varga kindlad mutrid, poldid ja need siis garaažis käisin, panin juurde, et nüüd on kõik ilusti pandud. Ja praegu siis teeme suppi, Mari on nuka taga peidus, ta nende pühapäevases riietuses ei taha näidata. Teeme suppi ja siis Mari teeb siin veel pirukaid, viineripirukaid ja siis filmiõhtu hakkan videot tegema. Ja homme siis esmaspäeval läheb üritab Maanteeametis, Transpordiametis ette näidata, et kas tal on midagi vaja ära teha või ei ole. Ja siis seda siis näete alles järgmine nädal, et mis sellest autost saab, aga ja kui tahate kiiremini infoga kursis olla, siis jälgige mind Instagramis. Panen selle Instagrami alla, et siis seal story'dest ja asjadest näeb kõige kiiremini infot. Aga jah, kui te olete siin uus või vana uus nii-öelda, aga subscribe'i pannud ei ole veel, siis tehke seda ja muidugi like ka ja näeme siis juba järgmine kord. Tšau!